Tšau! Ilusat esmaspäeva taas kord. Täna on see põnev päev, kus toimub siis meil loosimine, aga loosimisest kõige lõpus ja praegu alustan tänase teemaga ja selleks on armasta iseennast. Armasta iseennast. Mina olen, ma ütleks, viimase kuu ajaga selle kohta väga palju juurde õppinud. Ja just õppinud selle kohta, et armastada kõiki neid tahke iseendas, mis ju tegelikult ei meeldi. Ja sealt nagu tuleb hoopis uus elujõud. Et võidki võib-olla mõelda nii, et mis on need asjad, mis mulle enda juures ei meeldi. Näiteks enda keha juures, kas mulle ei meeldi, ma ei teagi, mu juuste pikkus või mu kehakaal või näokortsud või nagu mõtle, et kas päriselt seal on midagi, mis mulle ei meeldi. Ja siis võta see nagu soojalt vastu. Võta see soojalt vastu. Ja las ta tuleb. Ja lihtsalt aksepteeri seda, kuidas ta on. Ja lubagi tal nii olla ja armasta seda osa ka endast. Et et kui eelmine nädal ma rääkisin näiteks viha teemal, et ma tunnen, et see tekitaski sellist nagu nii-öelda põnevust ka inimestes, et mis asja, et kas sa oledki vihane või et räägi nagu rohkem sellest. Aga ma arvan, et see oligi nagu oluline sellest rääkida, et siis ma ise saaksin siis ka aksepteerida enda viha. Et armasta kõiki enda tahke. Ja üks hästi tore meetod, mida ma olen ise kasutanud mitmeid kordi, on Hawaii meetod nimega Ho'oponopono. YouTube'i kui kirjutad, siis leiab erinevaid videosid, kus saab nagu väga tegeleda süvitsi ka selliste olukordadega, mis sul on varasemalt olnud ja mida sa tegelikult kahetsed. Et seal neid nagu vabastada on olnud nagu minu jaoks hästi sügav ja väga vabastav protsess. Et kindlasti soovitan teha neid Ho'oponopono vabastusi samamoodi. Aga võtagi teadlikkus nüüd enda sisse. Keskendu korra enda hingamisele. Sisse ja välja. Ja küsi endalt, et mida sina praegu tunned? Mida sina praegu tunned? Ja siis võtad hästi soojalt vastu.
ja ükskõik, kas see on hea või see on halb tunne. Võta ta hästi soojalt vastu. Ja saa aru, et sina ise ei ole see tunne. Sina ise ei ole see tunne. Vaid see tunne on midagi, mis on sinust eraldi. Ja sa võid selle tunde vabastada. Ja, et neid täpsemaid tehnikaid, et kuidas vabastada. Ja väga soovitan Sedona baaskursust. Et vaadata sealt Omika on siis seal siis nagu ettevõtte nimi ja et sealt hakata neid vabastamisi tegema. Et tegelikult igat tunnet ja igat mõtet siis saab vabastada. Jah. No vot, aga igal juhul tänane põhimõte on siis see, et armasta ennast. Ja see on kuidagi nii oluline. Nii oluline. Eriti seal pimedal ajal. ja varsti ongi kõige pimedam päev käes ja siis hakkab ainult valgemaks minema, nii et aga tänud siis ja hakkame siis kohe pihta ka loosimisega. Trummipõrin! On aeg loosimiseks. Panin siis kõiki teid, kes te olite nii jaganud kui ka sõbrad tääginud siia tassikese sisse ja kirjutasin igaühe nime niimoodi siia paberilipiku sisse ja loosime siis välja. Väga põnev. Nii, ja võitja on Helina Otsman. Nii et väga tore. Saadan sulle edasise info ja siis saad endale ja oma sõbrale, keda täägisid, tasuta teraapiat. Väga kihvt, siis näeme varsti. ja ilusat nädalat siis kõigile ja näeme jälle esmaspäeval. Tšau!